saan aru, et meil on, kui saan õigesti aru, et Ronja vaatab meie jutlusi interneti Ameerikast ja vaatab järgi. Vaadake, meil on nii suur kogudus Ameerikasse, transleeritakse meie jutluseid. Nii kahju. Olgu, aga tänase piibli tekstid, mis ma võtsin, on kirjas teise Timotuse raamatus 3. peatükis või teise Timotuse, Pauluse teises kirjas Timoteusele, peaks õigem ütlema, 3. peatükis ja salmid 14-17. 3. peatükk ja salmid 14-17. Ja Paulus kirjutab Timoteusele sedasi. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda, päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Aamen. Kui sa kuuled seda piibli kohta ja sulle meeldivad väga teod ja siis sa arvad, et see viimane lõik, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole, siis paraku see ei ole suunatud mitte tigudele, aga tegudele. Kuid on üks teatud kriis või teatud kriis, mida praegult järjest enam täheldatakse, eriti just evangeelsetes kogudustes. See tähendab siis sellistes protestantlikes vabakogudustes, kuhu ka meie kuulume või millised meie oleme siin. 3D kogudus, Pärnu soolvalguskogudus, kõik baptisti kogudused, nelipühi kogudused, igalt karismaatilised kogudused. Kas teate, mis kriis on usklike seas? Kristlased ei loe piiblit. Kristlased kuulavad podcasta. Kristlased vaatavad põnevaid jutlusi. Kristlased käivad ägedatel konverentsidel. Kristlased käivad palvekoosolekutel. Kristlased saavad kokku igasugustel huvitavatel orgaanilistel viisidel, kohvikutes, kodudes, tööpaikades, alfakursustel, aga kristlased ei loe enam piiblit. Ei tunne piiblit. Nende piibli tundmine, meie piibli tundmine piirdub sageli sellega, et ma kuskilt kuulsin, keegi ütles midagi. Ja selles on nagu see kriis seisneb selles, et järelikult keegi, kes on võtnud vaeva piibliga tegeleda. Ja kui sellel piibliga tegemisel on näiteks natuke kehvemad plaanid, siis on võimalik sulle piibli pähe igasugust soustiga pähe toppida. Mina olen piibliga ära tõestanud näiteks, et päkapikud on olemas. Jah, see on väga lihtne. Kui te ütled inimesele, et kus piibel ütleb, et päkapikk ei ole olemas. Mitte kuskil piibel ütleb, et päkapikk pole olemas. Ja niimoodi võib tõmmata lõksutada tõepoolest, et järelikult. Ühesõnaga, piibel kui pühakiri. Ja piiblis on tõesti väga palju sellist väga kirjanduslikus mõttes väga huvitavat sees. Seal on ajalookirjandust, kellele meeldib ajalugu, kroonikat, lugege neid esimene, teine ajaraamat, kuningate raamatud, esimene, teine Saamoni raamat, väga põnev ajalookirjandused, Moosese raamatud, väga põnev ajalookirjandus. Apostlite tegude raamat kirjeldab Kristuse sündi. Seal on väga huvitavat poeetilist kirjandust. Õpetussõnad, laulud, ülemlaul, nutulaul, väga ilusad sellised asjad. Seal on õpetuslikud tekstid. Uues testamendis Apostlite tegude raamatus on kirja pandud antiikaja kõige pikem reisikirjeldus. Kui kellelgi veedivad need raamatud, et minu Kreeka ja minu Portugal ja minu Hispaania, siis Paulus kirjutas ka minu mereteekond Rooma. Ja see on antiikajas siiamaani säinud kõige pikem reisikirjeldus üldse. Väga põnev kirjanduslikus mõttes. Kuid piibel on midagi enamat veel. Piibel on midagi palju rohkemat veel kui lihtsalt sellised mõtisklused, lihtsalt ajaloosündmust üles tähendus. Piibel on raamat, piibel on raamatukogu, me teame seda, 66 raamatut. Ja need raamatud ei püüa edasi anda lihtsalt mingisugust meeleolu, mingisugust tunnet, vaid sellel väiksel raamatukogul on tähendus ja mõju. Ja see tähendus ja mõju on, et anda suunda ja olla ka mõõtu andev. On olemas selline asi nagu standard.
Teate, mis asi on standard? Ja mõõteühikute puhul on tegu siis teatud objektiga, mille järgi saab kalibreerida mõõteseadmeid. Noh, näiteks joonlaud. Kui me võtame, et 1 meeter on 1 meeter, kus me teame, et see 1 meeter on 1 meeter joonlaud? Siis kuskil on olemas see mõõduühik füüsilisel kujul olemas. Ma isegi ei mäleta, mis metallist on tehtud, mis temperatuuri muutustele väga vähe mõjub. Aga ühesõnaga, kui sa ei tea, kui pikk on meeter täpselt, siis minnaksegi sinna asutusse, kus on see täpselt see meetrine standard ja selle järgi saad selle joonlaua ära mõõta, et see on meeter ja see on sentimeeter ja see on millimeeter. Samamoodi kaalud, et kaalud oleksid õiged, kui te loete piiblis, on väga vana probleem, et turumüüjate kaalud valetasid kogu aeg. Näitasid alati justkui kaaluks rohkem, aga tegelikult pandi vähem peale ja seda peeti üheks väga suureks karistuseks. Kusjuures tegelikult seda on peetud läbi ajaloo väga suureks kuriteoks ja selle eest on karistatud väga rängalt inimesi valede kaaludega kaalumine. Samamoodi, kes autot juhivad, me teame, et politseinikud ei seisa lihtsalt fööniga tee ääres, vaid et neil on olemas kiiruse mõõdik ja see kiiruse mõõdik peab olema kalibreeritud. Ta peab olema ära mõõdetud, et ta näitab õiget kiirust. Kunagi ma mäletan see oli veel Eesti NSV oli veel. Ja üks esimesi selliseid juhtumeid, kus avalikult minust üks miilits võeti ajakirjanduses ette, et tema kasutas auto kiiruse mõõtmiseks väga omapärast meetodit. Tal oli stopper ja siis ta mõõtis, kui kiiresti autod sõidavad läbi sealt 2 telefoniposti vahelise vahemaa. Ja siis oli välja arvutatud, et mis on see kiirus, millest kiiremini ei tohi sõita. Ja ta selle alusel tegi trahve järjest. Ja loomulikult keegi tahtnud miilitsega vaielda, keegi tahtnud miilitsega tegemist teha. See on siis nõukogude politseinik. Siis lõpuks kellegi viskas kopsu üle maksud, et kuidas on võimalik, et mingi vend stopperiga seisab telefonipostide kõrval ja mõõdab kiirust ja teeb mulle trahve sellest. Sest loomulikult need trahvid läksid tema taskusse. Ja sellest tõusis suur jama, sellepärast, et see kiiruse mõõtja peab olema kalibreeritud. Alkomeeter on ju ka väga aktuaalne teema võib-olla on. Mõndadele meist võib-olla mitte. Aga sellised asjad on vajas teatud standardid, mille järgi me saame aru, et meeter on meeter, 10 kilomeetrit tunnis on 10 kilomeetrit tunnis, 1 promill on 1 promill ja muud sellised asjad. Meil on vaja seda standardit. Ja ka piibel on standard. Piibel on see, mille järgi me saame kalibreerida enda elu kristlastena, usklikena. Me mõnikord heidame ühiskonnale ette, kes ei olegi kristlased, et miks ta ei ela õigesti. Piibel ütleb, kuidas õigesti elada. Aga tegelikult see raamat on eelkõige mõeldud usklikele, et kalibreerige enda elu ära. Ja kui sa oma elu juba ära kalibreerid, siis on evangeeliumit juba väga hästi kuulutatud. Ja nii nagu Franciscus Assisi kohta öeldakse, et olevat öelnud sellise väljendi, et evangeeliumi tuleb kuulutada ja kui vaja, siis tuleb rääkida ka. Et sellise moel tuleb evangeeliumi kuulutada. Ja piibli järgi me saame kalibreerides enda elu, enda usku, õpetust, kui ka enda usulisi kogemusi. Ehk siis, et kui ma ka kogen midagi, ma käin mingil palvekoosolekul, mu eest palvetatakse ja ma tunnen midagi, ma kogen midagi, siis mitte minu kogemus ei ole see, mille järgi ma hakkan piiblit tõlgendama. Vaid ma hakkan enda kogemust usklikuna tõlgendama, mida piibel selle kohta räägib. Kas piibel on selle kohta midagi öelda? See, mida ka Paulus räägib, kusjuures Paulus kirjutab selle kirja siis, kui ta on vangistuses. Ta on Roomas vangis ja ta teab juba, et ta ei tule sealt eluga välja. Ja kui lugeda seda 2. Timoteuse kirja ka nüüd järgmist peatükki, siis on näha, et Paulus juba saab aru, et seal tema elu lõpeb. Ta läks Rooma selleks, või ta taotles keisri kohut sellepärast, et ta ähvardas surmaoht ja ta taheti vangistada ja kividega surnuks loopida, ja siis ütles, et ma olen Rooma kodanik ja et keisri peab meile kohut mõistma. Aga oli tagakiusamist aeg ja ta teadis, et ta on surma minemas. Mis tähendab seda, et see, mida Paulus kirjutab, ta ei kirjuta lihtsalt selliseid memoaare. Nagu me teame, Eestis on nüüd täitsa omaette väga populaarne kirjandusvorm, eriti jõulude ajal on eluluuraamatud. Et oled, ma ei tea, 10 aastat olnud Instastaar ja siis sa tead eluluuraamatu välja.
juba siuke mallukas, mis neile välja on eluraamatut. Et on, see on pakkuda, sest inimesed, see on midagi, mis müüb. Ja loomulikult meile pakub huvi teiste inimeste elu. Meile ikka pakub huvi. Inimesed me oleme tagarääkijad, meile meeldib see. Kuid Paulus ei hakka heietama oma elu üle, vaid ta proovib sõnastada midagi niivõrd olulist, et oma noorele sõbrale Timoteusele öelda. Ja ta ütleb siin, et piiblis sisaldub ka tarkus. Ja tarkus, see tähendab seda, et piibel on mõistetav ja uuritav ka mõistusega ja intellektiga, kuid piibli teravik on suunatud Jeesusele. Niimoodi ütleb Paulus Timoteusele, kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda, päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Et tõepoolest, piiblit võib ka intellektuaalses mõttes, kellel on üks suuremad intellektuaalsed huvid, võib süveneda ja uurida ja puurida. Tõepoolest, piibel on tõenäoliselt kõige enam läbi kritiseeritud pühakiri maailmas üldse. Islamis sa ei tohi Koraani kritiseerida. See on Jumala poolt antud püha tekst, see pole küsimuski. Hinduismis sa oled hindu siis, kui sa tunnistad veedade, pühade tekstide ülimuslikkust. Ja nüüd piibel on see, mida kristlased ja juudid on pulkadeks võtnud lahti. Seadnud kahtluse alla, vaielnud sellega. Ja see töötab ikkagi. Ajaloolist kriitikat on tehtud, kas need asjad on ikka päriselt olnud. Kas need inimesed, keda on piiblis mainitud, on päriselt olemas. Ja on olemas täitsa eraldi selline asi nagu piibli arheoloogia, kus väljakaevamiste kinnitavad nende inimeste olemist, et nad on olnud, nad on elanud sellel ajal, et need kuningriigid on olemas olnud, need valitsejad on olemas olnud. Tänapäeval mitte ükski terve mõistusega ajaloo teadlane, isegi kui ta ei ole usklik, ei kahtle, et Jeesus Kristus on olemas olnud. Kunagi seda õpetati lausa, et Jeesus polnud olemas. See oli suur väljamõeldus. Kuid piibli teravik ei ole siis suunatud sellele, et lihtsalt saada mingid intellektuaalsed teadmised, ei ole filosoofia raamat, vaid ta on suunatud Jeesusele. Ja Paulus ütleb, et pühakiri on Jumala sisendatud. Ja vahet pole, kuidas sa arvad seda, kuidas Jumal seda sisendas. Kui ma olin umbes nädal aega olnud kristlane, las ma räägin teile, ma olin sama vana kui Saam, 17-aastane. Ja siis ma mäletan, mu sõbrad, see oli väga põlev, et mis nüüd sõber läks katki ja hakkas uskuma midagi. Ja siis, et aga kus sa tead, et kuidas see piibel üldse tuli? Ja siis ma mõtlesin, ma pean ruttu mingi vastuse välja mõtlema. Ma ütlesin, et see oli vist umbes niimoodi, et mingi prohvet istus seal kõrbes, juuda kõrbes ja siis korraga tuli Jumala vaim peale, et ise ka ei saanud aru midagi. Üks käsi võttis selle sulepea, teine võttis paberist, hakkas kirjutas ja siis läks korraga selgeks ja vaatas, vau, Jeremia raamat on valmis. Et niimoodi sündis. Võib-olla sa usud, et Jumal andis niimoodi piibli. Võib-olla, ma ei naeruvälista seda. Võib-olla Jumal kasutas ja ma arvan, et mingid kohad piiblis võivad ka niimoodi olla. Kus inimesel püha vaimu sünnida, isegi see ei ole tema mõte, et ta kirjutab midagi. Võib-olla sa usud seda, et piibel on lihtsalt, et need inimesed olid inspireeritud püha vaimu poolt. Ka ise teadmata seda, sest kui me loeme piibli tekste, siis suurem osa on näha, et piibli tekstide autorid ei tea, et nad kirjutavad pühakirja. Ja see annab piiblile väga suure usaldusväärsuse. Sest kui sa teaksid, et sa kirjutad pühakirja, mida ägedad sa sinna sisse kirjutaksid? Ikka enda mingi tore mõte ka. Mingi huvitav asi, on ju? Mingi väike konks. Et, ma ei tea, et... ma ei hakka ütlema, mida veidud asja võib sisse kirjutada. Mida sa arvad, et minule antud hetkel on olulisem, ma kogu inimkonnale ütlema? Mis on elu mõte? Kirjutaks kohe. Jaa, et elu mõte on 42, on ju. Nagu see raamat, see ongi see pöidlaküüdi juht või galaktikas või seal on see asi olemas. Aga ma võin mingi ettekirjutuse teha, on ju. Et umbes, et kirikusse tulles peab alati kükke tegema. Võin sisse kirjutada. Ja siis inimesed loevad oos. Ma ei tea, mida sa arvad, kuid see, mida Paulus ütleb, et püha kiri on sisendatud Jumala poolt. Jumala vaimu poolt sisendatud. Sõltumata sellest meetodist. Kuidas see on sisendatud? Kas see on lihtsalt inspiratsioon, kas see on sõnade valik? Kui me võime uskuda ja usaldada, et need inimesed olid Jumala vaimu poolt inspireeritud.
ja selle taga on Jumal ja seetõttu tuleb piiblis kirjutatud võtta tõeselt ja tuleb võtta ka tõsiselt. Ka praegult. Piiblis sisalduv ei ole käskude ja keeldude kogum. Ta ei ole siis käsiraamat. Ta ei ole manuaal. Kõik, kes on IKEA mööbliga kokku puutunud, saavad aru, et tegelikult ühel hetkel see manuaal muutub väga oluliseks ja suur paber, mis sa lahti võtad ja see on järjest need sammud. Te teate, et ma tegelen selle korstna pühkimisega ja nüüd eile käisime Saamaliga seda tööd tegemas mu sugulase juures Võhmas ja siis oli kotitäis tuhka ja siis me arutasime, et mu sugulane ka on ikka haritud inimene ja mõtles ka, et aga äkki selle tuhaga on midagi võimalik peale hakata, maha müüa kuidagi, et printeritesse kuhugi ja siis me mõtlesime välja, et tegelikult võiks seda maha müüa kui IKEA puud. No, see on ju puu tegelikult, mis on järgi jäänud, et annad liimi kaasa ja juhendi ka, et pane siis puu kokku tagasi, et sa saad 2 aasta küttepuud ühes sellises plastikkilekotis. Mõtlegi, kui säästlik see oleks. Tähendab, manuaal, piibel ei ole manuaal, mis ütleb sulle täpselt ette, kuidas sa pead igas oma eluetapis elama. Et kui siin nüüd juhtub see asi, siis sa pead täpselt seda tegema. See ei ole piibli mõte. Kuid piibli eesmärk ei ole siis koormata inimesi käskude ja keeldudega. Ja on olemas, ma mõtlesin, et siin on 2 võrdlust. Kõigile, kas keegi siin on, kellel üldse ei meeldi reisida? Taavile ei meeldi reisida. Taavi on veidi. Taavile ei meeldi. Okei. Taavi, siis sinul on praegu... Taavi kannatab ära. Jah, et raskel ajal tuleb ka hakkama saada reisimisega, ma tean. Ma mäletan, mu vend oli, kunagi väiksed olime ja mu vend oli, ma arvan, umbes 5 või 6 aastane ja siis meil tuli, ma ei mäleta, mis olukord oli ja siis mu vend ütles, et ükskord meil olid kõhud nii tühjad, et me sõime isegi arbuusi. No mis teha, tuleb teha. Aga rännates on olemas, turistina rännates või on olemas siis seljakott, kui sa lähed kuskile reisile, võtad kaasa. Niisugune seljakott. Ja sa paned sinna kaasa igasugust asja. Mida kõike igaks juhuks läheb vaja. Ja ma Annaga olles käinud päris mitmel reisil. Me saame aru, et alati kõik ei lähe tarvis, mis kaasa võetakse. Aga igaks juhuks läheb tarvis, et sul on vaja hommikutoalet, lõunatoalet, õhtutoalet ja niimoodi 8 nädalaks igaks päevaks. Mitu paari kingi, mitu paari neid asju, hambapastasid 7 erinevat sorti, sest kunagi ei tea, mida hambad tunnevad. Igaks juhuks tuleb midagi kaasa. Me ei räägi nüüd kõik, et see meie. Saate aru, igasuguseid asju võtab kaasa. On ju küüneviilid ja kivikesed eelmistest reisidest ja igasugused mingi hulga toitu ja mina olen kaasas vedanud mingist paksu raamatut, 1200 lehekülge, kordagi ei tee lahti, aga väga tore, et jällegi, et mõtlen, et mul on aega tegeleda lugemisega, reisimisel tõenäoliselt ei ole sul selleks aega, sa oled väsinud, tuled tagasi, sa ei ka jõua lugeda. Ühesõnaga, on siis selline, turisti seljakott. Ja siis on olemas seljakott, mille võtavad kaasa mägironijad. Ja mägironijate seljakotis, seal on kõik läbi mõeldud, mida sa võtad kaasa. Seda võib olla tõesti palju, aga sa mõtled kõik läbi, mida sa võtad kaasa. Kui sa lähed, miks ma sellest räägin, ma ei tegele mägironimisega, ma isegi kujuta ette ennast kuskil päriselt mägironimas kuskil, kus on juba lumi ja liustik ja niimoodi. Aga ma siin kuulan ühte reisisaadet ja seal sellest räägitakse aeg-ajalt. Ja üks mõte, mida sealt siis öeldi, et mägironijad kindlasti, mida nad ei võta seljakotiga kaasa, nad ei võta õhku kaasa. Mida meie turistid on väga sageli võtta, meil ei püsa palju sellist õhuruumi. Sa võtad kaasa seda, mida sul seal oled tarvis. Mis on nagu hädavajalik, ilma milleta sa ei saa hakkama. Kindlasti sul on vaja, sul on seda telki vaja, ma pean võtma, mul on seda magamiskotti vaja, ma pean ta kaasa võtma, mul ei ole seal hotelli. Ma võtan kaasa täpselt mingi hulga sokke ja ma tean, et mul on üks kuiv sokipaar alati kaasas. Ma võtan kaasa mingisuguse kirka ja mul on mingid kindad ja prillid ja asjad, kõike seda on vaja. Aga ma ei võta kaasa 7 erinevat värvi lumekostüümi, lihtsalt, et ägedam välja näha. Mida me turistidena võime teha? Ja seal on see, et mida kõrgemale sa ronid, seda hõredamaks läheb õhk ja seda rohkem hakkab küsimus ei ole enam kilodes, mitu kilo sa võtad kaasa, vaid hakkavad lugema ka 100 grammid ja 10 grammid. Mida sa võtad kaasa?
Sest see kõik annab sulle tunda andma. Ja see seljakott on hädavajalik, et vallutada see mäe tipp, kuhu sa lähed ja et ka pärast alla jõuda elusana. Nüüd piibel ongi justkui selline mägironija seljakott. Paulus ütleb, et pühakiri on selleks, et varustada, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud. Ja vaadake, piibel ongi nagu see seljakott. Selles on raskus. Selles on kaal. Sellega tuleb vaeva näha. Piibel ei ole lihtne lugemine, ma tean seda. See ei ole selline, et sul on kooli koosluslik raamat ja sa loed ta 2 õhtuga läbi, et ja see on alati õpilastena, ma õpilasena ise ka mäletan ka, et kui võimekas lugeja ma olin, kui oli vaja esitada järgmiseks päevaks mingi kokkuvõte ja siis ei olnud seda teisintellekti ja ei olnud internetti. Ma mäletan, et minu kõige õudsam lugemine oli Dostojevski Idioodi lugemine 1 ööga läbi lugeda, peale mida ma tundsin, et mina olengi idioot. Ja siis selgus esmaspäevad õpetaja ütles, et suutsin, kujuta ette, mis lugemine see siis pidi olema. Aga selle tulemus muidugi kõige õudsam oli see, et õpetaja esmaspäeval ütles, et töö lükkub edasi järgmisse nädalasse. Ma pole kordagi peale seda raamatut enam kätte võtnudki. Ma kuidagi tegin mingi ära, mingi hinde sain, ma mäletan. Aga, et ühesõnaga, et see on, piiblis on see raskus olemas. Kas seda lugeda, ta on täitsa teistsugune tekst. Need tekstid on teistsugused. Kuid see piibel on hädavajalik. Et me oma usuelus kasvaksime. Et me oma usuelus toime tuleksime. Ja see turisti seljakott on siis kõik need muud asjad. Need jutlused, mida sa kuulad. Need podcastid, mida sa vaatad. Väga äge formaat. Palun kuulake igasugused põnevad kristlikud podcasti. YouTube'i videod, mida te vaatate kristlikud. Konverentsid, kus te käite. Jumalateenistused, kus te käite. Igasugused alfakursused, hommikusöögi kogunemised, naiste ja meeste palved, teenagrupid, mis iganes. Aga see kõik on nagu see muu pagas, mis võib olla. Aga piibel on see varustus, mis sul peab olema. Mõnikord me teeme vastupidi. Me tahame võtta oma selle puhkuse seljakoti ja minna Tšomalungmale. Lätud jalas, et on ju Nepal, India, lõunamaad, väga tore, läheme sinna. Ja siis varsti avastad, et külm on ära võtnud varbad, sõrmed, nina ja sa oled üks nendest teetäistes seal surnuna kivist. Te teate, et Tšomalungmal on maailma kõrgel mäel, seal on terve hunnik laipasi, mis on juba teetäiseks ja tead, et selle laiva juures tuleb minna vasakule poole. Sest nende ära toomine on niivõrd kulukas, et siis sellega riskitakse. Nii et ja Paulus ütleb siis seda, et piiblis öeldu on kasulik õpetamiseks. See on kasulik õpetamiseks. Ja Kristus on tegelikult õppimise usult, kus me uurime piiblit. Ja selleks on tõesti need formaat erinevad. Iseseisev piibli lugemine, piibli tunnid mõnes koguses. Meil ei ole, me tahame hakata neid tegema. On erinevad need samad alfakursused kodugruppides. Me mitte lihtsalt ei loe piiblit, vaid me uurime seda. Siis on üks sõna noomimiseks. Ja ma vaatasin järgi, et mida see tähendab siis noomimine. Miks piiblis tekst on noomimine? Miks piibel võib noomima? Ja selle kohta siis see kreekakeelne sõna tähendab siis seda, et see on siis teatud standardi esitamine või ka mingi väite, või siis ka mingi väite ümberlükkamiseks. Ühesõnaga, et piibel annabki sulle selle standardi. Ja kui see, mida sina pead õigeks, ei lähe kokku selle standardiga, siis see, mida piibel ütleb, see ongi selleks, et see sinu elustandard tuleb ümber lükata. Mitte vastupidi. Et mul on mingi ägedad elustandardid ja kui see, mida piibel ütleb, mulle ei sobi, siis ma ütlen piiblile, sorry piibel, mulle see ei sobi. Vaid tegelikult see ongi see koht. Ja on olemas ka Kristuses selline protsess, võib-olla sa pole kuulnud varem, ma tutvustan nimi meeleparandus. Et kus su elus on mingi asi, mis on ilmselgelt jama, vale, sa püüad seda õigustada. Ta käib nagu see kass ümber palava pudru. See kogu aeg on need väited, miks on see tore, miks on äge, aga Jumal ütleb sulle ja piibel ütleb sulle, et kuule, see on asi, mis su elus peab muutuma. Ja siis ühel hetkel sa kas teed seda või sa ei tee seda, kas sa kuuletud või sa ei kuuletud. See on siis piibel on antud parandamiseks, pühakiri on parandamiseks, ütleb Paulus. Ja see parandamine tähendabki, et korrigeerida
aga mitte selleks, et sind karistada, vaid selleks, et sinu elu edendada ja sinu iseloomu kasvatada. Nii et kui piiblis on midagi, mis ütleb su elus, on mingi asi, mis su elus tuleb see asi korda saada. No näiteks, ma ei tea, oled kristlane ja see ei ole abielus, aga sa elad koos kellega, siis piibel ütleb, et peaks abielus olema. See on hea asi, mida teha. See ei ole see, et umbes, et sa oled maailma kõige vastikum inimene, kuna see on abielus, aga see on õige asi, mida teha. Ja selle sammu tegemine aitab kaasa, et parandada sinu elu ja ka sinu iseloomu. Saate aru? See on lihtsalt üks näide. Piibel on kasulik kasvatamiseks. Ja siin kasutatakse sellist sõna nagu paideia. Siit tuleb selline hirmus sõna nagu pedagoogika. Ja mis asi see kasvatamine on? See on siis inimese kui terviku treenimine ja harimine, mis hõlmab voolusi, käitumist, ihu, moraali ja meeli. Ja selleks treenimiseks kasutatakse käske ja manitsusi. Eesti üks sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid, tema on ühes laste kasvatamise seminaril, kus ma käisin, siis ta tõi välja, et lapsele peaks selle esimeseks või teiseks eluaastaks olema selge 2 kategooriat. Mida peab ja mida ei tohi. Laps ei pea teadma kõiki asju, mida peab, mida ei tohi, aga ta peab teadma, et on asjad, mida peab tegema ja et on midagi, mida ei tohi teha. See on kummaline. Aga need piirid annavad turvatunde lapsele, inimesele. Ja siis ta ütleb, et kui me jätame lastele need asjad nagu õpetamata selgeks, juba väiksest peale, siis nii palju aega, nii mitu aastat sa seda ei ole õpetanud, siis läheb hiljem nii palju aastaid aega, et sellele inimesele õpetada uuesti. Et kui sa neist 10-aastasele lapsele ei ole õpetanud, et on elus mingid asjad, mida peab tegema ja mingid asjad, mida ei tohi teha, siis läheb 10 aastat aega, et sellele inimesele jõuab kohale, et elus on asjad, mida peab tegema ja mida ei tohi teha. No võib juhtuda, et õpetaja... Ja siis ongi katastroof tegelikult. On ju? Saate aru? Ja see ongi see, mida ka Paulus ütleb. Et piibel on kasulik kasvatamiseks ja inimese kui terviku kasvatamiseks. See ei puuduta ainult vaimset poolt. See ei puuduta ainult meie usutõdesid. Aga see puudutab ka tegelikult mis puudutab meie emotsioone. Mis puudutab ka see, kuidas me suhtume iseenda ihusse. Ilma asjata ei ole, kui te loete Vana Testamenti, ma ei tea, kas te olete lugenud viite Moosese raamatut, kas te olete viitsinud lugeda läbi teise Moosese raamatust alates kõiki neid käske ja keelde. Aga ma soovitan, lugege. Lugege läbi, millised ettekirjutused olid ihu puhtusele seotud. Millal, mis puhul peab pesema ennast. See tundub meile nagu väga kummaline, aga tegelikult me saame aru, et see on, kui praktiline see on olnud. Kui vajalik see on olnud. Ja judaism on olnud kogu aeg see füüsiline puhtus on hästi oluline, sest sellega seostub, see väljendab ka puhtust Jumala ees. Selle on üle võtnud hiljem ka islam. Ja tegelikult ka idakristlus on seda praktiseerinud. Lääne kristlus läks natuke teistpoole. Seal muutus ka mingi isegi selline pesematus, muutus nagu alandlikkuse ja vabaduse isegi eeskujuks. Kunagi üks nunn seal kõrgkeskajal, hiliskeskajal sai kuulsaks sellega, et ta oli, ma ei tea, 20 aastat oli pesemata. Ta oli nagu alandlikkuse kõrgasi, no tõesti, tõesti, sa juba tunned poole kilomeetri kaugust ära, et see nunn tuleb, ei tahaks nagu tegemist väga teha, lõhna mingi imelik. See ei olnud nagu standard, et ärge peske ennast, aga olid inimesi, kes arvasid, et ma väljendan, et ma olen Jumala ees nii vaba, et ma ei paljasta oma ihu isegi pesemiseks. Ei ole jälle eeskuju, ärge seda tehke. Aga see, et piibel hõlmab inimest tervikut, piibel näeb inimest tervikut. Et see mõte, mis on selle jutluse mõte, on see, et piibel ei ole siis lihtsalt mingid tekstilõigud, mida te kuulete pühapäeviti pastorilt või mida te kuulete oma lemmik podcastist.
tõlgendused, sest on väga lihtne, nagu ma ütlesin, kui ma tahan teile tõestada, et päkapikud on olemas, ma võin selle piibliga ära tõestada. Iseasi, kas te usute seda või mitte, aga võib-olla see seab mingi kahtluse, et äkki on olemas. Aga see, et ma olen ise, ma tean, mis see tekst räägib. Ja et sellel tekstil on tähendus ja kaal minu elu jaoks. Et selles on see teatud standard, mille järgi ma saan vaadata, kas kui ma ütlen, et ma olen hea inimene, siis mille järgi ma tean, et ma olen hea inimene. Kui ma ütlen, et ma ise arvan, et ma olen hea inimene, siis kas sina oled piisavalt hea standard? Ma väga kahtlen selles. Mina ei ole hea standard. Mina olen pastor, teie pastor. Ja mina ei saa öelda, et elage nii, nagu mina elan. Vaadake minu elu järgi. Ma tahaks seda öelda. Aga ma tean, on terve valdkondi, kus ma olen väga kehva eeskuju. Ma olen kunagi pannud kirja, kunagi kirjutasin aforismi ja panin kirja sellise aforismi, et kui ma suudaksin oma mõtetega ravida, siis oleks maailm ammu juba katku kõmgenud. See standard peab olema minust väljaspool. Ja see standard on see, mida Jeesus oli. Kes Jeesus oli? Piibel suunab alati Jeesusele. Jeesus on see standard. Ja see standard ei hakka pihta mitte sellest, et sa hakkad noa ja kahvliga hommikuti muna sööma, vaid see hakkab pihta sellest, et sa armastad oma õde, oma venda Kristuses. See hakkab sellest pihta. See on see standard. Et see ei ole siis mingisuguste, et kui ma panen kikilipsu ette ja ülikonna selga, et siis ma olen hea kristlane. Või see, et kui ma tean peast kõiki ülistuslaule. Või see, et ma tulen Jumala teenistuseks õigeks ajaks kohale. Need on kõik toredad asjad, ägedad asjad. Aga see standard on see, kes on Jeesus. Ja sellepärast tuleb õppida ka piiblit tundma. Usaldada piiblit. Ja piibliga mõõta seda, mida ma usun. Piibliga mõõta seda, mida ma väidan Jumala kohta. Mida ma väidan enda kohta. Mida ma väidan koguduse kohta. Jumal end selles aidaku. Aamen. Ja me teeme ka sellise palveosa.